Tere, hea Kivilinna koolipere. Kivilinna TV tänane väikene saatekene on pühendatud emadele, vanaemadele, tütardele, tädidele, ühesõnaga ühele vägevale naisperele. Tavaliselt sellel ajal on meil koolis uhke kevadkontsert, emasid on saal täis, lapsed laulavad, tantsivad. Sellel aastal on natuke teistmoodi, aga ega sellepärast siis emad tervitamata jää. Minu kõrval istub minu tütar Marta, kes on lõpetanud Tartu Kivilinna gümnaasiumi 7 aastat tagasi. Ja minu meelest tänasel päeval on väga paslik uurida oma tütre käest, mida tema arvab emadepäevast, selle tähistamisest. Mina arvan, et emadepäev on üks tore välja mõeldud päev selleks, et tähistada meie emade olemasolu ja pöörata neile võib-olla natukene rohkem tähelepanu kui võib-olla igapäevaselt. Kui igapäevaselt see tähelepanu võib olla pigem, et kus mu sokid on ja kas sa nõud pesid ära, siis emadepäev on täiesti teistpidi tore päev, et kingid emale lilli ja ütled talle midagi toredat, mis ta võib-olla elus on õpetanud sulle või mida ta sulle on kaasa andnud. Ja lihtsalt natukene võib-olla poputada oma kalleid emmekesi ja vanaemmekesi ja muid emmekesi. Kasuemmekesi ja kõike. Loomaemmekesi. Loomaemmekesi samamoodi täpselt. Ja Marta tahab kinkida ka meie kooliperele ja koolipere emadele ühe ilusa laulu. Marta, palun. Ema, mu armas ja hea, kaua ei ole sind näinud, ei tulla ma saani pea veel. Ema, mu armas ja hea, ema, sa ootad, ma tean, pikad su ööd ja su päevad, ammuseid kirju veel loed. Ema, sa ootad, ma tean, endiselt hästi mul kõik, muret ei maksa sul tunda. Tulen, kui kiire aeg möödas, ema, sa ootad, ma tean. Ema, mu armas ja hea, kaua ei ole sind näinud, ei tulla ma saani pea veel. Ema, mu armas ja hea. Tulen, kui kiire aeg mööda läinud, ema, mu armas ja hea. Ema, mu armas ja hea. Aitäh Martale ja sõna tervituseks saab meie kooli vilistlane ja meile paljudele tuttav Keili Sügiainen. Palun Keili, sinu tervitus. Tere, armas Kivilinna koolipere! Mina olen vilistlane Keili Sügiainen ja ma saadan teile tervisi oma karantiini aja lemmikkohast ehk oma köögist, kus ma olen tõesti selle kodus olemise aja jooksul päris palju aega veetnud, sest et vanasti mul ei olnud absoluutselt tahtmist ega aega eriti küpsetada või süüa teha, aga ma ütlen, et see karantiini aeg on mulle küll hästi mõjunud, sest et
Siin köögis olen ma aina rohkem aega veetnud ja võib öelda, et toidud hakkavad järjest paremini välja ka tulema. Näiteks sel nädalavahetusel ma kavatsen teha sinnaponne. Vaatame, kuidas need välja tulevad. Ma olen igal juhul väga põnevil. Nii et proovige teie ka veel mingeid mõnusaid retsepte kodus. Peame selle viimase karantiini aja ilusti vastu ja varsti saamegi kõik minna koos suve nautima, oma sõpradele külla, lähedasi kallistama. Ja igas siis midagi, ma saadan teile palju-palju tervisi, püsige ikka tublid ja Kivilinna koolil on minu südames alati väga eriline koht. Nii et tšau! Eelmisel nädalal said meie kooli 1.–4. klassi õpilased väikese ülesande kirjutada pisikene luuletus teemal Minu ema, kullatera ja kuulemegi nüüd neid vahvaid luuletusi. Palun! Ema pole lihtsalt sõna. See on nagu päiksekiir, mille armastus ja hool ulatub kõikjal. Ainus asi, mida ma tahan sulle täna öelda, on ema, ma armastan sind. Minu ema. Sõnad, mis iseloomustaks teda. Nii lahke, nii armas, nii tore, kena. Ta on tõesti üks väga eriline ema. Tunnen end ise kui pisike tema. Emal nimeks on mul Katja. Iial mulle ei tee taeta. Kuigi see oli väike nali, ema on mul ikka kalli. Mu kõige kallim oled sa, kõige ilusam ja targem. Kui sinu juurde tulema, siis kohe rõõmustan sind nähes. Minu ema, kullatera. Minu ema, see on tema. Tark ja tore, üldse mitte kole. Minu ema, kullatera. Mul on kõige parem ema. Seda tööd teeb ainult tema. Õpetab ja koolis aitab. Kooli minnes pead mul paitab. Minu ema, kullatera. Aitab mind mu koolitöös. Pärast hullame mänguhoos. Mina, tema silmatera, olen ema vastu kena. Ema keedab suppi, mina teen kuklit. Ema peseb pesu, eile sain ma peapesu. Ema minu kullatera, mina tema silmatera. Minu kallis ema, minu ema parim ilmas. Ta on sädalus silmas. Helalt hoiab minu käsi. Iial sellest ta ei väsi. Minu ema, kullatera. Minu ema teeb hästi süüa. Meid ta sööma hüüab. Pannkook oli nagu kuldne kera. Küll mu ema on üks kullatera. Minu ema, kullatera. Punud patsi mulle sa. Süüa oskad teha ka. Kui mul on mure, sina lohutad mind. Kasvan mina suureks ka, sind alati armastan ma. Minu ema, kullatera. Ma ei annaks teda ära. Ta on kallim, kui on teemant. Aga ärgem muutke teemat. Tal on elus tähtis koht. Hoiatada, kui on oht. Lohutada, kui on valus. Ema ongi elu alus. Ema, sa oled kullatera, sest oled minu ema. Kui sind ei oleks, siis poleks sa mu ema. Emale hea tujuga istub siin. Õue minnes paneb kaela salli. Talle mina naeratan. Õues minnes tegin kalli. Minu ema, kullatera. Hea ja tore. Hooliv on väga hea. Ilus mitte kole. On tark ema. Minu ema on kõige parem. Ta on ilus ja kena. Kõige hoolivam, armastan teda. Minu ema on kullatera, mina tema hõbetera. Minu ema on kalli, tema juustes pole halli. Ja saate lõpetuseks on Annabelle lindistanud meile oma kodus vahva laulu emast. Ja pealkiri ongi sellel laulul Minu ema. Annabelle Ats 3. B klassist. Palun! Minu ema on kõige parem, kõige ilusam ema on ta. Minu ema on nagu päike, kõiki seraga soojendab ta.
hea koolipere, head emad, vanaemad. Ilusat emadepäeva teile. Olge rõõmsad ja terved. Aitäh ja kohtumiseni!